Tere tulemast noorte diplomaatia kooli üritusele. Seekord räägime omakasvupüüdliku ja väärtuspõhise välispoliitika vastuoludest. Meiega täna on välispoliitika ekspert ning Eesti Vabariigi presidendi nõunik Ivi-Anna Masso. Ma siinkohal võib-olla hästi konkreetsemaks, et viimati meeldis jõudi näide, kui meie peaminister käis Ukrainas riigivisiidil ja ütles, et ühe daami küsimusi peamine riikide vahelisi suhteid kuidagi Aga küsisin nüüd see, et sa oled täpselt nii ütles, et selle üle on vaieldud ja mina ausalt öeldes ei tea, mille õigus on keegi ja olen tsiteeritud ja seda teistel kolmandad. Aga põhimõtteliselt Ukraina on väga hea näide, see ei väida, et Ukraina hästi, ma usun, et paljud teist on Ukrainas toimuvad paremini kui mina. Aga selle väärtuse küsimuse jaoks on Ukraina üldse ida-partnerlus ja on väga heaks näiteks sellepärast, et just et ma ei ole mustvalge. Ütleme, et kui me võtame Põhja-Korea, siis on lihtne öelda, et ei saa kuulda sellise riigiga. Ukraina puhul on väga palju toodud esile seda, muidugi ütleme, et kui see oleks nii, et mina ei ole kindlasti peaminister täpselt nii ütles, et kui see oleks nii, et meie huvi on tähtsamad või keegi on siis poliitik, et siis see on küüniline ja ei tohiks teha, siis on muidugi teisi, kes ütlevad, toovad esile selle, et see raam ise ei ole suugi mitte puhas ja nii edasi, seda on ka teadnud palju rohkem ärisse ja kaubandusse, kui me vaatame näiteks Gazpromi tegevust Euroopas või selliseid asju, et kuidagi see vahelemine poliitika ja kaubanduse vahel on tegelikult praegu nagu raske. Ja siis nagu tulebki nii, et see kaubanduslik debatt tungib poliitika debatti, et need, kellel on endal ärihuvisid Venemaal teevad näod, mis selline õigused ja pole seal väga midagi. Ja seda ma arvan küll, et sellist nagu me peame tegema ja see nagu lõpuks maksab nagu ikkagi mingil moel, et siin tuleb jälle see, et väike riigil on paremini maailmas, kus reegleid austatakse, et selline täiesti küüniline reaktsioon maksab ka mingil moel kätte. Ja kui me vaatame näiteks inimestele endile Venemaal uuesti jälle tõesti on seal omad suhted, et seda on palju kuulda, et neile korda nemad saavad jõudu ja julgust sellest, kui nad tunnetavad, et läänes ollakse nendega ja määratakse neid ja öeldakse midagi selle kohta ja ma olen kindel, et siit tuleb jälle selline poliitika ja selline mittepoliitiline maailm segamine, selline Madonna näiteks saadab toetust bussivahetuna, on kindlasti suur asi, aga nagu ka sellist läänest nagu rahva seisukoha kujundamiseks isegi olulisem poliitiku väljaütlemine, aga samas on... Sellel üritusel esines ka väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja üks noori küsista käest, et kuidas te üldse kujundate mingi Venemaaga suhete arengut, kui teie siin meie näitate selliseid Venemaa vastaseid filme? Ma arvan, et siin tuleks, jah, see on jälle nagu autoritaarsete riikide komme, miks teil nagu üldse saab mitte teist asja rääkida. Ja siin nagu demokraatlikus riigis kindlasti tuleb eraldada riigi ametlik seisukoht, mida siis kas on valitsuse seisukoht, kas on presidendi seisukoht ja teisest küljest siis asjad, mida riigis räägitakse ja sellest nagu tasub igal juhul kinni. Meil on sõnavabadus, eks ole, meil siin vabadusorganisatsioonides, ajalehtedes, tänaval, internetis võib rääkida igasuguseid asju ja sellepärast, et see räägitakse Eestis ja tähendab, et see peab olema Eesti ametlik seisukoht. Ja seda piiramist me oleme palju näinud ja siin on asi, kus riigis selles mõttes olema selge, et meie oma kodanike sõnavabadust ei piira.